Tere, mina olen Liisa Lukin SK ID Solutions ja olen siis teenuste osakonna juht, mis tähendab siis seda, et minu meeskond on siis vastutav selle eest, et oleks kättesaadav sertifikaatide kehtivusinfo, mobiil-ID, Smart-ID ja ajatempli teenused, kõik need teenused on selle teenuste käidelduse eest vastutab minu osakond ja see, mida me ei tee, on siis, me ei tegele sellega, et kuidas need sertifikaadid nende teenustega, et siis mobiil-ID või ID-kaardile saavad, et sellega meie osakond ei tegele, et sellega tegeleb teine osakond. Ja täna oma pooltunnis siis käikski üle needsamad teenused, mida siis selleks, et EID tuge teil oma e-teenustesse või rakendusse arendada, selleks siis on teil vaja mingisuguseid teenuseid, kehtivuskinnitusteenus on siis sertifikaatide kehtivusinfo, räägin sellest, millised on need alternatiivid tänaseks, et kehtivuskinnitusteenus on iseenesest SK vanim teenus, SK sai sel kevadel 18 aastaseks ja 18 aastat täpselt samal kujul seda nagu pakutud on. Siis mobiil-ID-teenus selles kontekstis, et selle teenuse kui endagi sellisena, nagu ta lõppkasutajale välja paistab, et selles osas ei ole tulemas mingeid muudatusi, aga väga oluline muudatus on tulemas just seotud, mis on e-teenuste pakkujatega, et see, et kuidas te meiega peate liidestuma, et selles oleme me tegemas nagu olulist muudatust. Ja ajatempli teenusest põhimõtteliselt on siis SK ajatempli teenus samaväärne kõigi teiste Euroopa Liidus kvalifitseeritud ajatempli teenuseks kuulutatud teenustega, ehk siis selles osas, kui eelmiste teenuste puhul, et te olete nagu meie küljes kinni, siis ajatempli teenuse osas te tegelikult meie küljes kinni ei ole. Ja siis natuke ka Smart-ID-st. Ehk siis sertifikaatide kehtivusinfo valikud on kehtivuskinnitusteenus. See on SK tasuline teenus. Ajalooliselt oligi ainult kehtivuskinnitusteenus. Muud võimalust selleks, et saada sertifikaatide kehtivusinfot reaalajas, nagu mõne aastat tagasi ei olnudki. Ja selle eelised täna siis, või on, milleks ta on või milleks tema kasutatavus on ikka endiselt väga-väga kõrge, et on see, et sellele teenusele te olete meie lepingus ja kliendid ja me lubame teile midagi. Ja selles mõttes, kui me neid lubadisi ei täida, siis selles mõttes siis teil on lepingu alused õigus tulla meiega nagu nõudma midagi või kurjustama, et meie ei täida. Ta on tasuline, kuid alates 1. oktoobrist me vähendasime hinnakirjasid kõikides kuutasulistest pakettides 50%, mis tähendab seda, et ta läks ikkagi tema kasutamine veel oluliselt nagu odavamaks. Ja miks me seda, või miks me selliseid muudatuse nagu tegime, ongi see, et tegelikult jah, on olemas tasuta OCSP teenus, nad oma olemuselt teie vaates on nagu tehnoloogiliselt täpselt identsed, et mõlemad põhinevad OCSP protokollil. Ja miks on see tasuta nagu kõrvale tulnud, on Euroopa Liit ja tema suundumused, mis on kirjas EIDASes ja mis on kirjas EIDASes viidatud standardites, mis tähendab seda, et kehtivusinfo, sertifikaatide kehtivusinfo peab olema kättesaadav reaalajas ja peab olema kättesaadav tasuta, mistõttu on olemas selline kanal. Kui nende kahe nagu vaadata nende nii-öelda vahe, siis ongi võib-olla see, mis on kõige olulised selles kehtivuskinnitusteenuse puhul me säilitame tema kõik, see, mida te meie käest pärite, see, mida me siis ennekõike me säilitame just neid vastuseid, mida me teile vastame, säilitame nagu turvalogis, mis tähendab seda, et nagu kui mingisuguses juhtumis teil on vaja mingit tõestust, et kas selline toiming toimus, siis me saame kinnitada, et jah, see toimus.
Ja miks see kehtivuskinnitusteenus sellisena üldse loodud on, et miks ta üldse sellise nimega nagu on, et see ajalugu läheb tagasi sellesse, kui Eestis digiallkirjastamine algus, siis Eestis loodi oma allkirjastamise formaadid, need olid siis D-doc ja tegelikult ka B-doc standardid, mis on täitsa nagu siin koha peal valmis treitud. Täna maailm on õnneks liikunud enam-vähem selles suunas, mida meie tegime, et seega see üleminek ei ole nii keeruline, aga see mõte oli siis selles, et see üks kehtivuskinnitusteenus, mis sellel ajal oli, et ta teab kahte asja, et ta teab seda, kas sertifikaat kehtis ja teab ka seda, oskab öelda kinnitada seda, et kui seda dokumenti allkirjastada, siis ta oskab öelda, et see dokument sellise räsiga oli sellel ajal olemas, ehk siis ta ühendas omavahel nagu kehtivusinfo ajatempli teenuse. Et sellist nähtust enam, see oli kirjeldatud vanas Eesti digiallkirjade seaduses, et uues EIDAS-es sellist nähtust enam ei ole ja mistõttu nüüd oleme jõudnud sellesse uute ACK formaati, mis jõuab 2 teenuse kasutamist. Iseenesest eestlased mõtlesid välja siis niisuguse kombo, et sa saad ühe teenuse, ühe päringuga nagu digiallkirjastatud konteineri välja nagu loodud, siis uus suund või uus formaat siis nõuab, et sul on OCSP päring ja sul on ajatempli teenuse päring seal kõrval. Et see on, nii on kuskil otsustatud ja standardikomiteedes ja nii ta selliselt on. Et selles mõttes sealt tulenebki põhjus, et selle tasuta OCSP, seda ei saa kasutadagi nende vanade formaatide, ehk siis vana D-doc, kui keegi peaks seda veel kuskil tegema või sinna allkirjasid lisama olemasolevatele failidele või ka B-doc formaadi kasutamiseks seda tasuta OCSP-d kasutada ei saa. Just see ongi põhjus, et kuna nende formaatide nagu kirjeldused ütlevad, et need peavad olema sellised nagu logitud ja sellel uuel teenusel sellist logi olemas ei ole. Ja võib-olla on oluline nagu märkida see, et kui see tasuta teenuse puhul me ei tea, kes te olete, lihtsalt nagu igas sertifikaadis on see nii-öelda teenuse ligipääsu URL nähtav, te lihtsalt hakkate seda teenust kasutama. Ja meie ei tea, kes te olete, aga kui te kasutate kehtivuskinnitusteenust, siis teil on meiega leping ja te olete meile mingid kontaktid andnud ja kui te olete tublid olnud, siis te olete neid kontakte ka uuendanud. Ja meie oleme oma nimekirja uuendanud, sellest, et siis me teame, kes te olete ja meil on võimalik teid nagu mingitest muudatustest teavitada. Et mingis kontekstis see oluline, põhimõtteliselt on see teie enda valik, et kumba te kasutate, sõltub nii-öelda teie teenuse suures pildis kriitilisusest. Siis on hulk mingi kogus teenuseid, kes on meie DigiDoc-Service veebiteenust kasutavad ID-kaardiga autentimise jaoks, mis on selline veider kombo, see tähendab seda, et teie teenus siis ei tee otse OCSP päringut, mis on siis väga standardne, vaid te olete mingil põhjul otsustanud, et te tahate seda üle nagu SOAP-i ja üle ekstra vahekihi teha, et need, kellel see lahendus on, põhimõtteliselt ei soovita ja võiks ikkagi mõelda nagu standardse lahendusele üleminekuks ja lisaks veel see, et millest räägin nagu mõne hetke pärast, siis et DigiDoc-Service'id tahaks või soovime hakata nagu kinni panema ja esimesena lähevad kinni kindlasti sellised nagu meetodid, millel on väga tugevad alternatiivid olemas. Et selliseid teenuseid ei ole palju, aga võib-olla isegi selles mõttes oleme meie teenuseid suunanud, et DigiDoc-Service on see keskne koht, et kasutage kõikide asjade jaoks seda ja on teenuseid, kes siis tohet kunagi läksid sellisel suunal. Ja sertifikaadi kehtivusinfo jaoks on endiselt olemas osade teenuste puhul tühistusnimekirjad. Need tühistusnimekirjad on siis põhimõtteliselt iga 12 tunni järel välja antav nimekiri, kus on sees kõik serdid, mis sellel ajahetkel olid tühistatud,
autentimise kontekstis sobib suurepäraselt teenustesse, kus riskihinnang on selliselt arvanud, et kui sinna saab sisse keegi, kes on soovinud oma ID-kaardi sertifikaadit peatada või tühistada, et tal on võimalik sinna sisse, sellest hoolimata ta saab sinna, aga ta ei saa mingit hullu kurja teha, siis loomulikult võib seda kasutada. Ja märgiksin eraldi ära, et on olemas määrus, vist jõustus selle aasta alguses, mis siis kirjeldab elutähtsaid teenuseid ja seal on öeldud, et selle algne mõte on see, et digiallkirjastamine ja isikusamasuse elektrooniline tuvastamine, et nad on elutähtsad teenused, lihtsalt erinevate seaduste põhjusel, et on erinevates seadusest selliseid kirjas, siis tegelikkuses see, mida see määrus ütleb, et peab olema selleks, et saaks digiallkirjastada ja autentida, peab olema kättesaadav kehtivusinfo. Seal on siis kirjeldatud tõesti määrusega mingid tingimused, kui palju peab sertifikaatide kehtivusinfo kättesaadav olema. Ja tema siis, ja ta ei täpsusta see määrus, et mis asi see sertifikaatide kehtivusinfo on, et ühesõnaga meie pihta see käib väga selgelt ja väga selgelt käib ta nende teenuste pihta, et kuskilt peab seda saama ja kui seda kätte ei saa, siis põhimõtteliselt käivitub riigi kriisiprogramm selleks. Ja võib-olla siis selles mõttes veel, et see kehtivuskindlustusteenus sellisena tema on 100% nagu SK oma, sellele turvalogi, mis seal on, et sellele saab ligi ainult SK ja kui politsei teeb päringuid, siis loomulikult saab politsei. Et selle tasuta teenuse puhul on näiteks uue ID-kaardi puhul see, et kuna uue ID-kaardi sertifitseerimisteenused suuresti on, meie pakume riigile teenused ja riigiga on enam-vähem kokku lepitud, et see on riigi oma, ehk siis sealhulgas ka see kehtivusinfo, mida me sealt väljastame ja kellele me väljastame, et see põhimõtteliselt see logi, mida me sealt mingil määral meil olemas on, et see kõik on riigi oma, et riik võib ka hetkel selle nõuda ja siis ta saab sellele ligipääsu. Nii, et selles mõttes see on siis, need on valikud kehtivusinfo jaoks, et kui soovitakse, kui keegi ei ole meie klient või soovib, ei kasuta seda teenust, siis on SK kodulehelt on võimalik tellida siis kehtivuskinnitusteenust ja vajadusel siis ka ligipääsu Digidoc Service'ile, aga sellises koosluses, et saad küsida sertifikaadi kehtivusinfot näiteks ID-kaardi puhul, et see võiks olla võiks jääda minevikku. Mainitud siis, et veel kord kordan, et mobiil-ID teenus see, kuidas tavainimene seda näeb, et selle osas ei ole muudatus plaanis, nagu meie vaatest, et jah, riik on tegemas uus hanget mobiil-ID osas ja seal tuleb muudatusi, aga see praegu ei puuduta midagi sellist. Lihtsalt mõte on siis selles, et kui täna kasutate 100% selleks, et kuskil e-teenuse sisse saaks, seal ei ole muud varianti, sa pead kasutama täna SK Digidoc Service teenust, ja selle asemele on tulemas siis REST-i-põhine API. See teenus on juba täna avalikult tootes kättesaadav, et me ei ole teinud seda väljakuulutamist, et nüüd on see minek, see tähendab seda, et kui siin on mainitud see aasta veel ei käi, et see loomulikult, et see mingi hetk tuleb avalik teavitust, kust hakkab siis mingisugune aeg tiksuma, et millal me hakkame midagi konkreetselt piirama. Aga täna on uutes arendustes kindlasti soovita kasutada Digidoc Service, sest see tähendab seda, et te väga kiirelt peate tegema uued arendused. Ja põhiline muudatus on see, et kui teenus kasutab Digidoc Service'it ka selleks, et luua konteinereid või majandada kuidagi allkirjastada või eemaldada allkirju, lisada allkirju, siis seda uus teenus ei paku. Uus teenus on väga lihtne, selles mõttes tema tagastab ainult signatuuri, seal on 3 päringut, autentimise päring, allkirjastamise päring ja selleks, et
allkirjastamist teha, teil on vaja nagu isiku seda allkirjastamise sertifikaati ja selleks on siis ka eraldi päring, et koostate enda poolel selle konteineri ja meie käest saame ainult signatuuri. Et see, kes on liidestunud näiteks, kes on liidestunud Smart ID-ga, et selles mõttes ta on väga identne selline ja põhimõtteliselt on ta identne ka ID-kaardile, kus sa tõesti majandad ainult nagu signatuuriga, et mobiil-ID puhul ja Digidoc Service'i puhul ongi see kontseptsioon olnud suurem, et ta on teinud rohkemaid asju, ta ongi meie jaoks liiga keeruline ja kompleksne teenus, et meil ei käi ühelt poolt sellest nagu jõuda üle ja praegu momendil puudub nagu soov investeerida. Et allkirjastamine Euroopa kontekstis on läinud palju keerulisemaks ja meil on tunne, et me ei ole seal nagu enam kõige paremad, et mistõttu, et me annaks selle võimaluse teistele. Ja üleskutse siis tõesti on, et kui keegi on sellest juba kuulnud või ja on, kuna põhimõtteliselt meie demokeskkonnas on see API jättesaadaval olnud juba üle aasta, et kui kellelgi on kuskil sahtlis midagi valmis, siis on meiega suhelda ja me anname teile toote ligipääsud ja saab seda proovida ja juba mõne nädala pärast usun, et ütlemegi, et see on nüüd avalikult kättesaadav. Ja see Digidoc Service'i teenuse lõpetamine, kordan siin veel kord selle üle, et kõik, kes seda kasutavad allkirjastamise kontekstis, see tähendab teile tegelikult valdavat ikkagi väga suurt muudatust. See tähendab seda, et te peate siis leidma endale alternatiivse lahendusi, et kuidas te selle allkirjastamise realiseerite. Et kui teil mingis kontekstis ID-kaardi puhul näiteks juba kasutate Digidoc-teeke, siis see on see lihtsam, siis mobiil-ID allkirjastamisel konteineri peate looma ka nagu teekide abil ja meie käest siis üle selle REST-API saate ainult signatuuri. Variant on siis RIA uus SIGA, mis on siis Signature Gateway teenus, millest ka täna räägitakse, et soovib suure tõenäoliselt ja saan aru, et RIA hoolitseb väga selle eest, et analoogsed Digidoc Service'iga analoogsed meetodid oleks seal kättesaadavad. Kasutada kolmanda osapoole teenuseid, näiteks Docobit Leedus, meie nende teenust kasutame konteinerite loomises mõnedes protsessides ja pigem nagu teenustaseme ja kvaliteediga nagu oleme rahul. Siis need, kes kasutavad Digidoc Service'it allkirjastatud konteinerites olevate allkirjade ja konteinerite valideerimiseks, et selles osas on riigil juba ammu olemas SIVA teenus, mis on siis Signature Validation. Jällegi väga soovitakse oma teenustes, kus me valideerime allkirju, oleme selle lokaalselt enda juurde püsti pannud ja ta on oma olemuselt lihtne ja oleme nagu rahul ja soovitame. Ja riigiametid, kes siis tõesti kasutavad nagu Digidoc Service'it ainult autentimiseks, et siis jällegi on riik appi tulnud tarrateenusega, et selles mõttes neid täna on kindlasti alternatiive palju ja ma arvan, et see on kindlasti teie jaoks ebameeldiv muudatus ja peate selle ette võtma, aga alternatiive on ja ma usun, et mingid alternatiivid on kindlasti lõppkasutades jätkusuutlikumad ja paremad. Ja ma ei ütle täna välja seda kuupäeva, et millal me sellest nii-öelda ametlikult teavitame, see täpselt sõltub väga palju sellest, et millises faasis on mingisugusel hetkel seesama RIA SIGA-teenus, kui hästi meil on tulnud selle uue Miid-Resti lansseerimine välja ja sellega seoses nii-öelda, aga mingi hetk tuleb nagu avalik teavitus ja sealt hakkab siis see aeg jooksma. Aga seni, kuni see teenus veel elus on,
et sellega seoses on juuni alguses tulevad 2 muudatust ja kuna ma siin olen, siis tundus nagu võib-olla õige nendele tähelepanu juhtida, et aegub küll kuskil juulis DigiWeb Service SKE veebiserveri sertifikaat. Need tublid teenused, kes siis oma rakendustes valideerivad sertifikaati, konkreetselt nii-öelda usaldavad seda enda juurdes konfitud nii-öelda selle usaldusahela vastu, et siis teid see kindlasti väga mõjutab. See sertifikaat tuleb, kui ta seni on väljastatud SK enda poolt, kuna meie enam veebiserveri serte ei väljasta ka neid endale, siis see on välise sertifitseerija poolt ja see võib olla mõju. Et seda on tehtud selles mõttes, et läbi aja neid muudatusi on tehtud, et selles mõttes ei ole nagu veebiserveri sertifikaadid ikka aeguvad ja see otseselt nagu mingisugusest suurt arendust või muudatust teie poolel kindlasti kaasa ei too. Ma saan aru, et need slaidid pärast jagatakse ja need lingid on sealt kättesaadavad ja kindlasti tuleb kas selle nädala või järgmise nädala jooksul ka meie lepinguliste kontaktidele teavitus. Ja teine muudatus on siis on seotud selle infoga, mis on mobiil-ID sertifikaadis. Juba uutes ID-kaardi sertifikaatides on isikukood, mitte puhas isikukood, vaid tema ette on kirjutatud PNO-EE, mis siis viitab sellele, et tegu on isikukoodiga ja on Eesti isikukoodiga. Ja selline kuju on sertifikaadis seerianumbri väljal. Ja nüüd, kui te mobiil-ID puhul loete seda isikukoodi just sealt seerianumbri väljalt, isikukood oma algsel või originaalkujul on ka teisel väljal olemas ja seal selles midagi ei muutu. Et kui te loete just sealt isikukoodi sellelt seerianumbri väljalt, et siis te peate arvestama, et seal on nagu see 5. juunist alates on see isikukood nagu teisel kujul. Et see on selles mõttes, kui see serdivahetus on muudatus see, et ta ütles, et muutub, siis on, kas teil töötab või ei tööta, et kas te olete valmis või ei ole valmis, siis 5. juunist, kui vahetatakse sertifikaadis profiili, see tähendab seda, et sellest hetkest siis, kui keegi taotleb endale mobiil-ID, siis seal on nagu see isikukood teisel kujul. Et ta tuleb nagu hästi vaikselt, et tuleb seal mõni tuhat siis kuskil 1 kuu jooksul neid ringlusesse. Ja vanades jääb kõik samamoodi, selles mõttes, et ongi ringluses siis mobiil-ID sertifikaate, mis on ühtemoodi, osad teistmoodi. Ajatempli teenus. Eesti kontekstis me näeme, et meie ajatempli teenust kasutatakse valdavad siis allkirjastamise kontekstis, et ühelt poolt siis XD peal ja teised on siis uue ASIC allkirja formaadi tegemisel. Loomulikult meie ajatempli teenust võib kasutada ka mingisuguste logide, andmete ületembeldamiseks. On sobilik, ma arvan, et võib-olla selliseks puhtuseks on ka mingid neid rohkemaid alternatiive. Ja ajatempli teenuse osas on SK ajatempli teenus on kvalifitseeritud ajatempli teenus EIDASE mõttes. Me oleme Euroopa usaldusnimekirjas, seal usaldusnimekirjas on veel mitmeid kümneid ajatempli teenuseid, selles mõttes teil on valik, et kui teistes kohtades olete te seotud väga konkreetselt meie teenustega, et teil ei ole alternatiiv, et ei saa seda mobiil-ID-d kuskilt mujalt kui vahendaja käest, aga meie teenust on mõttekas võtta nagu meie käest otse, et siis ajatempli teenusele põhimõtteliselt on alternatiive. Ja see ajatempel, mis siis omakorda see, et on seal usaldusnimekirjas, et kui te teete selle ASIC formaadi ja te panete sinna ajatempli alla, et siis ta samamoodi tunnevad teised riigid seda ajatemplit läbi siis selle usaldusnimekirja. Ja Smart ID-st, et
Et palju küsitakse seda, et milleks see veel lisaks, et seal on suuresti kaks põhjust. Üks on see, et te tunnete oma kasutajaid, et kui te tahate, et teil oleks rohkem kasutajaid ja eriti veel, kui oleks rohkem kasutajaid nagu mobiilsetes seadetes, siis Smart ID kasutajad on selles mõttes täiesti uus sihtgrupp teie jaoks. Praegu on mobiil-ID ja Smart ID kattuvus Eestis kuskil 15%, mis tähendab seda, et mobiilses seadmes te saate endale ikkagi täiesti uue nagu kliendi, kellele teenuseid pakkuda. Ja automaatselt Smart ID puhul tuleb teile kaasa ka lätlased ja leedukad, see on teie muidugi otsus, kas teil on neile midagi pakkuda või kas te tahate või saate neile midagi pakkuda, aga see on võimalus ja Eestis on praegu, ma arvan, et kuskil suveks on meil juba 500 000 Smart ID kasutajat, sinna võrdluseks siis mobiil-ID kasutajad, kellega nagu kõige rohkem seda teenust võrreldakse, on kuskil pisut üle 200 000. Ja tema liidestus meiega on põhimõtteliselt sarnane nagu on mobiil-ID uue REST-APi puhul, et te saate meid allkirja, te saate autentimise vastuse ja saate sertifikaati küsida, et need on tehtud nagu sellised, need ei ole identsed apid, et seda nüüd nii lihtne kahjuks ei ole, aga tema loogika põhimõte on sarnane. Ja võib-olla siis üks tabel ka siia otsa, mis võtab siis meie teenust sellisesse väiksesse maatriksisse kokku, et kui esimene siis ülevalt on autentimised, kui teil on teenus, kus on vaja või kus te autendite ID-kaardiga inimesi, siis on valikuks, et kas sa kasutab siis tasulist kehtivuskindlustusteenust, seda tasuta OCSP-d või kasutate tühistusnimekirja. Et valik on nagu teie, et vastavalt sellele, et millist kvaliteeti ja mis on teie riskihinnangud, et mida te soovite kliendile pakkuda ja mis teile vaja on. Kui te soovite, on liidestus nagu selleks, et inimesed saaksid kasutada mobiil-ID-ga teie teenust, siis täna on siis Digidoc Service'i puhul on teil vaja nii Digidoc Service'it kui kehtivuskinnitusteenust, et see lihtsalt sellised on, et me ei hakka Digidoc Service oma olemuselt sees kasutab ka kehtivuskinnitusteenust, et see vana Digidoc Service'i lahendus teie jaoks ongi pisut kallim seetõttu, aga lihtsalt nii on olnud ja hetkel teie selleks, et sellest pääseda, on tulla siis kasutama siis uut REST-APit, kus siis tähendab seda, et te maksate SK-le ainult mobiil-ID päringu eest, te ei maksa sinna lisaks kehtivuskinnitusteenust autentimise puhul. Seal ei ole otseselt mingisugust vajadust üldse seda sertifikaadi kehtivust kuskilt eraldi pärida, et see ongi lahendatud teistmoodi ja analoogne on ka täpselt Smart ID puhul. Et täna siis Digidoc Service'i puhul põhimõtteliselt maksate te SK-le nii mobiil-ID päringu eest kui ka kehtivuskinnitusteenuse päringu eest. Ja allkirjastamise puhul siis see, mida te peaksite või saate kasutada, siis sõltub formaadist, et PDoc formaadi puhul on üks ja ainus võimalus on kehtivuskinnitusteenus. Allkirjastamise puhul ei ole alternatiiv ka tühistusnimekirja, kuna lihtsalt need formaadid nõuavad, et seal oleks olemas OCSP. Samamoodi mobiil-ID puhul, et täna ongi ainus võimalus siis kasutada Digidoc Service'it ja selle juurde käib kehtivuskinnitusteenus ja sinna juurde siis, kui te kasutate veel nagu ACK formaati, käib ajatempli teenus, ehk siis mobiiliga allkirjastamisel, kui täna teie teenuses seda tehakse, siis põhimõtteliselt te maksate SK-le siis ACK formaadi puhul 3 päringu eest ja PDoc-i puhul 2 päringu eest. Uus mobiil-ID ja API ja ka Smart ID puhul on see, et
kasutate teenust selleks, et siis inimesele see päring kohale jõuaks, selle konteineri panete te enda poolel kokku ja siis on teil valik, et kas te kasutate kehtivuskinnitusteenust või te lähete kasutama seda tasuta OCSP-d. Ja EasyKey formaadi puhul on teil vaja juurde siis ajatempli teenust. Ja nagu ma ütlesin, et SK-l on ajatempli teenus olemas, võrdväärne kõigi muuga, aga see suures pildis on ikkagi seal on selles kohas on teil võimalik nagu valida, et millist ajatempli teenust kasutate. Ja ID-kaardil siis on täpselt samamoodi, et seal on teil vaja sertifikaadi kehtivusinfot, selles siis saate kas siis kehtivuskinnitusteenusest või tasuta OCSP-st ja pluss siis juurde ajatempli teenus, et selline see meie teenuste maatriks on, et proovisime selle kuidagi seda niipidi selle siia kirja panna. Äkki ma ei tea, kas kellelgi on küsimusi sellest, et ma pean suhteliselt lõuna ajal ära minema, siis ma saan vastata. Kui mitte, siis aitäh, Liisa.